Mille poolest erineb Sakala keskus siin varem asunud kultuurimajast? Nähakse ehk väliseid muutusi, kuid suuremad muutused on toimunud sisus. Sakala keskus ühendab endas veel lisaks noortetuba, Kondase keskust, ehitatavat laululava, Männimäel asuvat ekstreemspordihalli kui ka seda sammust kohvikut, kus me praegu istume. Sakala keskuse puhul on nähtud vajadus koostööks ning koostööle on rajatud ka vastav struktuur. Ka linna eesmärgiks võiks olla koostöö edendamine. Nähes, kui tähtis on koostöö, olen võtnud eesmärgiks taaselustada kaubanduskoda Viljandis. Kaubanduskotta kuuluksid nii linn, ettevõtjad kui ka organisatsioonid. Ümarlauast ei tohiks puududa ka Viljandi noorte esindajad, sest Viljandi jaoks ei saa olla vähem tähtis noorsootöö ja loomemajanduse edendamine. Samas Viljandis olla koht, kust inimesed läheksid esimesel võimalusel Tartusse või Tallinnasse elama. Seetõttu olen viimase aasta jooksul otsinud võimalust, kuidas tuua kino tagasi Viljandisse. Kino kui üks populaarsemaid vaba aja veetmiskohti, mis on paljudele ka kättesaadav, ei tohiks olla linna jaoks vaid kui üks filmisaal, vaid seda peaks võtma kui märgilise tähtsusega paika. Loomulikult me ei saa rääkida loomemajanduskeskusest ilma kompetentsete inimesteta või kinost ilma korraliku turunduskavata. Et kui need asjad on läbi mõtlemata, siis nad jääksid vaid kulureaks linna eelarves ning nad ei hakkaks ennast mitte kunagi ära tasuma. Väikestel asjadel on suur mõju. Seetõttu kandideeringi sellel aastal Viljandi volikokku. Tule, arutame, kas liigume linnana sinna suunda, kuhu on vaja. Ma olen kindel, et on asju, mida saab ja peab tegema teisiti. Aitäh!